tere, mina olen Eleri ja tahaksin täna teile lähemalt rääkida, kuidas Jumal võib meid kõnetada läbi inglite, kes on Jumala sõnumitoojad. Danieli raamatu peatükis 10, salmid 10-11 on kirjas järgmine. Ja ta ütles mulle: Daniel, armas mees, pane tähele sõnu, mis ma sulle räägin, ja seisa seal, kus sa seisid, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde. Ja kui ta minuga neid sõnu rääkis, seisin ma värisedes. Ja ta ütles mulle: ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Selgitan natuke lähemalt ka seda kirja kohta. Jumal saadab olulisi uudiseid ingleid teatama. Inglid võivad tsiteerida Jumalat ja paljud salmid piiblist, mida tänapäeval kasutatakse, on just inglite öeldud. Heebrea ja kreeka keeles tähendab sõna ingel sõnumitoojat. Daniel palvetas ja ingel ilmus talle palve vastuseks. Ka Jumal kutsub meid avama oma südame temale, olema alandlikud, et teda mõista ja kuulda igal viisil. Seda saame teha Jumalaga suheldes, palvetades. Inglid on kuidagi üleloomulikud ja aukartust äratavad, aga samas nii tihti esinevad nad sõnumitoojatena piiblis ja ka tänapäeval. Ainuke küsimus on, kas me kuulame ja kas me tunneme ära, et need on Jumala saadetud inglid. Näiteks, minu sõbranna ema sõitis Moskva rongiga Elvast Tallinnasse ja sealt edasi konverentsile välismaale. Nagu te aru saate, see oli juba mõnda aega tagasi. Ta oli hiljuti võtnud Jumala enda ellu vastu ja saanud kristlaseks. Ja rongis oli väga külm, väike vahemärkus. Ta palvetas, et Jumal teeks midagi ja tal soojem hakkaks. Mõne hetke pärast pani keegi talle teki peale. Sõbranna ema isegi ei näinud, kes see inimene on, aga tundis, et see on ingel. Hiljem ta proovis leida sealt rongilt kedagi, kes selle teki talle andis. Pakkus ka vagunisaatjatele ja teistele seda tekki, aga keegi ei võtnud seda omaks, mis tegi antud olukorra veelgi kõnekamaks ja tema jaoks üleloomulikumaks. Ja siit ka väike väljakutse. Mõtle tänasel päeval nähtamatule nähtava taga ja kuula. Palvetan meie eest. Kallis isa, me täname sind, et võime olla sulle kindlad. Sina oled tõesti seesama eile ja täna ja igavesti. Kui sa kõnetasid oma rahvast läbi inglite 1000 aastaid tagasi, siis teed sa seda ka tänapäeval. Me tahame avada oma südame sulle, et mõista ja olla valmis su kõnetusteks ka üleloomulikul viisil läbi inglite. Me täname sind inglite eest, keda me ei näe, aga kelle sa oled saatnud meid kaitsma. Jeesuse nimel. Aamen.